tere hommikust, nii ilus ilm. Eile oli vihmane, täna nii mõnusalt päike paistab. Täna on reede ja minu emake ja vennake tulevad Teusi juurde ja meie lähme Timoga Võhandu maratonile. Ei, me ei lähe 100 kilomeetrit aerutama, aga me läheme oma armsale kallile sõbrale ja omakorda tema sõbrale kaasa elama ja abistama, millega vaja vahepunktides. Nii et ma võtan teid kaasa ja ma loodan, et kõikidel teistel on ka okei, et ma filmin. Aga jah, ma võtan teid kaasa ja vaatame, mis tänane päevake toob. Et esialgu me oleme kodus, ootame kuni siis mul ema ja vend siia jõuavad õhtupoole kuskil 4-5 aeg. Ja siis tuleb mu kallis sõbranna siia ja siis me sõidame kõik ühe autoga edasi. Meie aerutajad on lähevad juba ees ära. Ja siis eks ma siis päeva peale, õhtu peale näitan majutust ja värki-särki, kuhu me omadega välja jõuame ja ma loodan, et mul on see filmimine meeles ka selle melu keskel. Igatahes ma püüan teid kaasa võtta ja loodame, et tuleb tore nädalavahetus. By the way, see on esimene nädalavahetus, kus me oleme Timoga, või tähendab, kus mina olen lapsest 2 ööd eemal. Jah, Teus on peagi 2 aastat ja 4 kuud ja esimest korda ma olen tast 2 järjestikust ööd eemal. Natuke närev, aga me oleme Teusiga väga ilusti ära rääkinud. Teus saab asjadest väga hästi aru, ta teab väga hästi, kellega ta täna õhtul magama läheb. Ja see on tore, et ta on ise väga elevil sellest, et vanaema ja onu tulevad tema juurde. Nii et igatahes põnev, ma olen ise väga elevil, ma kavatsen oma raamatu kaasa võtta, mis on endiselt pooleli. Ja ma ei tea, kuhu ma sellega jõuan, aga äkki jõuan, paar lehekülge küll loetud, kuigi see on kahtlane. Ja väga oluline on praegu proovin oma peas mõelda, et ma ei unustaks mingeid matkatoole maha ja mul ei ole midagi pakitud, ma ei ole kuidagi ette valmistunud, istun siin hommikumantlis, joon hommikukohvi ja mis on kohe läbi ja mõtlen, et lahe noh. No nii, puude istutamine käib. Need puud on istutatud siis, kui ma sain 25, ma saan peagi 32, nii et need on mõnda aega siin kasvanud, on ju. Ja need puud olid siis samasugused. Nii et... Teus! Ma ei tea alla. Mis sa päriselt teed? Täiesti pael normlaps. Ühesõnaga, Timo juba tegi algust, ma hakkan nüüd teda aitama ja vaatame, kui kaugele me jõuame täna. Töömees meil seal. Teus, mis teed? Tööd või? Kas raske töö? Kas sul on raske tööga? Ei ole raske töö. Sa oled tubli töömees või? No nii, siia pole sai nüüd pandud. Ma ei teadnud täpselt, ma ise arvestasin palju neid puid on. Ma ei teadnud täpselt, kas panna 7 või 8 puud. Aga läks 8 puud. Issand kolb, ma ei saa aru, mis parivad need siin peale. Igatahes sai pandud ja nüüd tuleb minna teisele poole. Nii et vaatame siis. Ma ei suuda otsustada, kas panna hernekasti taha ka või mitte. Mul on arvestatud nagu, et panna. Aga ma ei tea reaalsuses, kui hea mõte see on, sest hernest tahab ju valgust, kuigi praegu see päike läheb ju aina kõrgemaks on ja tegelikult ta peaks paistma sealt tükk aega. Ei teagi nüüd. Mis teed, Teus? Juhtab vaja. No nii, vägilane keeras vana kasvuhoone ümber. Aga meil asi edeneb siin. Timol edeneb, tähendab.
aga ennem oli jah niimoodi, et need olid seal kasvuhoones sees. Kasvuhoone oli siin. Aga nüüd ta on siin ja me mõtleme, mis tast saab täpselt veel. Aga natukene veel jah, ongi. See jama tuleb sealt ära likvideerida. See on väga inetu, aga ta on aastaid teeninud meid kui kompostihunnik ja ta on peidus olnud, ei ole erinud silma. Seal on naabrite aed, ärme seda asja vaata, eks ole. Nii et ootame, et meie puud kasvavad suureks ja laiaks ja siis me ei pea seda nägema. Võt! No nii, tõukakene juba mängib seal, ta ei lehvitagi emmele. Aga meie hakkame minema. Lähme siis Krissu Memmiga. Kas te olete valmis? Kas te olete kõik valmis? Alustame sõiduga, härra taksojuht. Nii, meil on väike tankimise peatus. Meie oleme omadega jõudnud põhimõtteliselt Põltsamaale. Nats on veel siit Tartusse minna. Tartus on mõningased asjad, toimetused ja siis me käime kuskil poes ja siis on plaan selline, et siis lähme Krissu koju. Siis lähme suusatama, Otepääle suusatama. Okei, ühesõnaga Tartus on jah paar asja vaja teha ja siis me käime Tartus poes ja siis ma ei tea, kas me jõuame täna midagi grillida ka või mitte, igatahes me haarasime juba kodust mingit grillistaffi kaasa ja sellega seonduvalt mul tuligi meelde, kas me peame sütt ka ostma sinna või? Ma ei tea ju üldse midagi. Joones ei ole üldse sinna majutusse veel jõudnudki või? Okay. Ühesõnaga, kui me kuhugi maale jõuame, siis ma haaran jälle selle kaamera kätte, kui vähegi meelde tuleb. Aga praegu jah, on kuidagi eriti mõnusalt ja mugavalt meil siin tagapingis Krissuga see sõit siiamaani läinud ja taksojuht on meil aus, oma enda abikaasa ja natukene võib-olla vahepeal tahab meid surnuks sõita, aga muidu on hästi. Ei, tegelikult elu on lill ja emme ja Maku jäid Teusiga ja Nats nagu selline, praegu ei ole midagi, aga ma arvan, et homme õhtul on juba selline kerge igatsus ka peal, et pole tast 2 ööd eemal olnud varem. Natuke nagu tore ja puhkus ja kõik tšillipilli, aga natukene on nagu selline ärev ka, et kuidas ta vastu peab ilma minuta. Korralik kanaema. Jah. Näeme siis kuskil maal, kuskil teises kohas. Nii, me oleme oma otsaga jõudnud A1000-sse. Lähme Krissu ja Timoga käime siin poes. Võtame nipet-näpet ja siis juba Otepää poole. Mul on kohe. Aerutajatele natukene päiksekaitset. Palun tulge siia. Mina lähen aerutama.
tere tulemast! Me oleme saabunud Nuustakule. Ühesõnaga, miljon asja. Siin on meie väike majakene. Ise ostsin. Ja näete, Kris ostis selle. Nali, siin on 2 päeva meie kodu. Suur tee on kohe siin lähedal. Ja hästi ilus on siin. Ümbrus on nunnu, armas, kena, tore. Aga homme valges ilmselt saan rohkem näidata, mis siin toimub. Tere, Joonas! Tere! Joonas jagas meile nii armsad särgid. Saame homme kõik ilusad olla ühtäkad, nii nunnu. Ja siin on mingi nunnu armas korvitäis toodud pirukaid. Joonas Eemus tegi pirukaid. Nii, see on Kaspar, tema läheb ka homme veele. Nii et meie poisid, kellele me hakkame kaasa elama. Nii, näidake meile Joonas elu kõige kallimat elut. Võhandu maraton. 5 euri. Näita, nii ilus pilt. Näita pilti. Jumala siuke käsitöö. Aerudega tehtud. Aeruga segatud õlu. Väga hea, sinna mahub. Hea tööd. Tere hommikust. Eestimaa. Kuidas läheb? Oled eluga rahul või? Ei ole või? Vaatame kõik rõõmsad näod üle. Ja täna on 18. aprill, on laupäev, on Võhandu maratoni päev. Krisu vorbib võileibu. Kell on 6 läbi alles. Ja mina lähen naerutama. Noh, Kaspar ja Joonas. Emotsioonid. Väga entusiastlik oli see, oota. Nii, ja Simbol. Te olete valmis või? Tegite praegu õues sooja või? Tegime kiltsa sörki. Aus vale. Kus ta vale, vaatame ausalt siin. Velsi. 2 sõna Eesti raadiole. Proovime siis järgi. Nii, mina olen valmis. Siin on varuriidud. Ma ei tea, mis seal on. Seal on minu asjad mingisugused varu lihtsalt. Mis tuleb kaasa võtta või? Ei pea. No, sa võid igaks juhuks kaasa võtta, aga otseselt pole vaja. Noh, toi. Vaadake nüüd siia. Tšau! Nii, tere, ilusat hommikut. Ma tahtsin näidata, kui ilusa koha peal me oleme. Nuustaku puhkemajad on see koht. Siiamaani oleme rahul. Kohe hakkame minema. Poisid on ees läinud. Võhandu maraton, siit me tuleme. Ja praegu tundub, et tõotab tulla pigem ilus päev. Nii, mõtlesin, et näitan ikka enda näoga ette. Et me oleme väga värske, üllatavalt värske. Ma arvan, et ei ole maganudki eriti, aga päris nagu hea enesetunne on. Ma kartsin küll, et äkki on mingi hull peavalu või midagi, sest ainuke miinus siiamaani on see, et voodi kõvasti krigises, kui külge keerata. Aga see mega ilus ilm lihtsalt, pean oma sõbrannat näitama. Ühesõnaga mega ilus ilm ja mega mõnus, nii et paneme minema. Ja meie oleme jõudnud
jõudnud Võrru. Kaarel on kohe siit, kui me pöörame varsti siit paremale, siis Kaarel ise seisab seal, aga ma ei tea, kus ta auto on. siit paremale. No ta oli ju suht... Kaarel on meil... meie jalutamas, otsimas, kus meie poisid stardivad. Saime kuhugi siia ära parkida. Vaatame siis, kas me leiame nad, kas me näeme, kuidas nad stardivad. Ja siis hakkame käima kaardi järgi. Vaatame, kus me neid kõige paremini nagu näha saame. Alustage rahulikult. Veetase on madal. Valige õiget trajektoore, tehke õiget valikuid. Etuutipukesed. Aita selle peale kolla. Let's go! Nats ajab nutu peale. Ärge nuttu hakata. Rünno, Aeruga pane tala alla. Rünno, Ärge nüüd pikale kukkuge. Pikale kukkuge. Saba, et see... Rahulikult. Edu! Rahulikult. Off they go. Aga nad tulevad siit sillad läbi. Me jõudsime ilusti, nii professioneelid ma olen. Roosisaare silla juures kõik suppalused, paadid, VTV-d, pakkrahtid ja 7.30 läksid siit rajale. Kõik rahtid, raht läks rajale 116 kokku siit Roosisaare juurest on juba pääsenud sõita. Väikselt kevadine laulupidu siin Tamule järvele toimus on ja Vahandu jääl, et kokku siis oli 120 läks rajale ja 114 sisse. No nii, me oleme nüüd oma aerutajad teele saatnud ja oleme jõudnud magasiini ette, nagu pildilt näha võib. Ja me lähme ostame magasiinist, vähemalt üritame osta siit üks veekindel kott jäi maha, telefonikott, siis vaatame, kas me midagi sellist saame, mis seda telefoni hoiaks. Lisaks oleks tore ergutada oma arutajaid ja ka teisi mingisuguse pasuna, vile või millega iganes ja poistel vist ka oleks hea mingi vile. Nii et see nagu me lähme vaatame, mis me siit magasiinist saame, aga me teeme oma aega parajaks, sest saavatakse kell 9 ja kell on paari minuti pärast 9, aga me oleme siin juba 20 minutit istunud. Igatahes, jah, veel kord, meil on ilmaga siiamaani väga vedanud, tegelikult on väga mõnus, hommik oli küll karge, aga ikkagi nagu paistab, et pigem tuleb hea ja mõnus ilm. No nii, Võru magasiin, tere mõmmi. Nii, Timo, näita meile, mis sa krabast sõid. Nii, meie vahepeal jõudsime Võõpsule, panime siia ühe auto ära ja nüüd sõidame viiekesi ühes autos edasi. Ja nüüd me siis otsustame, kas me läheme Paidrasse, kus on siis abi vaja. Ehk on vaja poisse aidata paadiga üle või lähme vaatame veel ennem kuskil. Igatahes nüüd me hakkame tagasi sõitma siis, et nende teekonda jälgida. ma ei tea, varsti jõuab. Nende oma nüüd ära uuendada, et üle paistab.
nii, ma loodan, et te kuulete mind, aga me oleme jõudnud siis Paidre ülemineku kohani. Ennem seda punkti meil ei õnnestunud parkida kuskil, et jäi see vahepealne sillakene ära, aga praegu ootame neid siin. Ma tahaks väga filmida, kuidas nad maha tulevad, aga ma ei ole kindel, et see on võimalik, sest vaadake, seda rahvast siin jagub. Melu on tore, aga praegu ootame, nad peaksid hakkama varsti jõudma. Ja niimoodi, ühesõnaga silla juures. Ja meie siis siin ootame rõõmsalt. Ja siis Timo ja Kaarel lähevad vati vedama. Kas te tahate midagi või? Kas te tulen järgi? Он эта девочка синяя. Ikka märg oled, Joonas, jah? Üles, kes ette? Käisite vette või? Mõtlesin, käisid ette. Prillid kadusid ära ja... Jalad on kanged, jah? Oota, midagi praegu seljakotist ei tahtnud, jah? Praegu mitte. On midagi vaja järgmisse punkti tuua? Prillid. Prillid. Ja siis tuleb juba pikk. Siis on alles esimene teada. Ja 30 alles 40 pealt. Praegu on 30, siis tuleb 10 ja siis tuleb 40, 79. Sama pikk kui praegu oli, siis mingi 4 tundi või kauem küll. Oli nagu tõesti nii julm vaadata, et mingid naiste rahvad nii tublisti panevad. Julm, no mingid naised peavad nagu täiega kiiresti ja kanuuga. Vaata, suppa läheb ennem. Kummikuga. Ma ei tea, need võib anda kuiv määri. Pead istumine või? No jõudu teile! Edasi vaharid! Vaharid! Vaher ja Varno. Jõudu tööle! Me oleme omadega Leevile jõudnud. Siin leidub igasugu kaupa, saab süüa. Leevi pood. See on korralikult purksi ju. Head isu meile, väikesel jonka. Head isu, Kristo. No nii, meie mäest alla minemas. Sealt pannakse uuesti vette. Ja. Sild on siin siis
no põnev. Põnev. Sealt siis tulevad välja, siis tuleb viia siit üle tee, sealt mäe otsast üles ja sealt uuesti alla vette siis. Sinnapoole äärde oleks parem teil, ma arvan. Timo, sa oled nii halva koha peal. Oi, issand! Vitta siin taju. Ma filmid on nii käes. Joonas, anna käsi. Väga hästi. Nii, meie omad on seal kohe uuesti vee peale ja järgmine koht on siis Süvahova. Nii, me oleme jõudnud Reosse. Siit on lõpuni 46 kilomeetrit. Tahavad välja. Kui te tulete, ma omast arust filmi. Ja toimub riiete vahetus. One day we'll be looking back on this and we'll say, aren't you happy that we did it our way? Everyone we knew was saying no way, but we were never listening anyway. So don't be just standing in the doorway. Don't you know we gotta hit the highway? Darling, this is gonna be a good day. And I've gotta say that I'm not bad myself, but you're amazing. You're amazing. Let's go! Spaisime! Ma näen, et lõuna on lõuna. Lükkame tagant, tunnete? Noh, te ei osanud meid oodatagi siin. Kae tuleb räige kurv. Varsti kohtume. Kui kurvid tulevad. Joonas Kaspar! Joonas Kaspar! Joonas Kaspar! Woo! Joonas Kaspar! 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 Joonas!
Vaatasin, hakkavadki ümber käima. Jube kreeni läks tangovi. Ja. Me oleme vahepeal jõudnud Leevakule ja täiega külm hakkas, me panime Krisuga juba talvejupad selga. Täiega hea, et need ikka kaasa said võetud. Korraks mõtlesime, et pole vaja, aga siin tuleb siis aidata veel poisid üle tee. Ja ma kohe näitan ühe sellega. Tulevad põhimõtteliselt siit mu selja tagant, siit tulevad siis välja ja siis tuleb viia, ma ei näegi, kus see sõidutee no võt, ei, mis asja, ühesõnaga sealt tuleb viia siis üle tee ja siis uuesti nüüd sisse aidata. Ja siit Leevakult on siis 25 kilomeetrit lõpuni veel jäänud, nii et proovime oma poisse veel ergutada ja võiduka lõpuni. Tumeroheline teil on. Aga valge müts on ikka valge. Silla peal, jah. Ei, Lenne helistas. Jah. Et lihtsalt muidu oleks auto kuulnud. Ei ole praegu järgmisel. Peame enne pimedat sinna. Ja lambid annan teile läbi. Kas Kaspar Palu vaikistit ei tahaks võtta või? Minek! Milline kaunis päikeseloojang. Naljamehega seal juures tsirkus. Sotti kurat naljaga ära teha ikka on keeruline. Keeruline eluga kannab tõmmata ikka. Ja viimased 10 kilomeetrit läheb siit minna kott pimedas, täiesti pekkis lihtsalt. Aga ei, poisid on tublid ja nad saavad hakkama. Ja sealt nad tulevad. Juba läks. See oli küll vägev. Pauk sul Kristi. Hoia näpu peal. Võtke mu see kord kaas. Saa sellest rahvast nüüd. 6 meeste halb idee. Meeste rahv. Finish siis. Aega 15, 25, 33. Ja kohaks 694, 695 koht Kaspar Pärn, Joonas Vahar. Lõpuaeg 15 tundi, 10 minutit, 45 sekundit. See hüppab kohe. Mul juba kukkus sinna. Aitäh. Näe.
Need üldse nii plaanid. Viimane pingutus. Pealamp läks põlema ise. Nii, vahepeal siis oleme jõudnud kohtadega 696 taha pära Silver Ots, Mario Rinaldo, Team Sami, lõpuaeg 15 tundi, 11 minutit, 49 sekundit. Pakkimine käib. Nii, valmistume kodu poole teele asuma. Nii, mis meie saavutused on siis, poisid? Näidake uhkeid saavutusi. Korralik, jah. Vahigu ilus. Pole plastik. Ei ole plastik. Maitseb hästi või? Mega hea. Maitseb võidu. Peitu. Ega ennem ei saa ju koju sõita, kui pole hinnapommitiiru teinud. Me oleme teel kodu poole, hinnapommis käidud ja nüüd tulime siia sööma Holly Food. Ma ei ole siin kunagi varem käinud. Siin on see Hollywoodi mägi. Ühesõnaga, lähme vaatame, mis meile siin pakutakse. Ma võtaks selle topeltjuustuburgeri. Topeltjuustuburger. Kanapasta. Ja mulle krevetipasta. Krissu krõbekala. See oli vist koha, on ju? Oli koha? Ja, nii ilus. Nii, vaatame, mis joonas välja võlub kohe. Topelt juustuburger läheb põua. Võlus välja. Kena. See näeb väga kena veel. Sööd on välja. Mahlane poiss. Tere oli. Millal järgmine maraton? Teeme ilma võhandit. Millal järgmine maraton? Teeme ilma võhandit. Just a small town girl.